Maailm on novembris 2024 rahutu. Esimene suurem test, kuidas Kallas maailma asjades orienteerub, oli Euroopa Parlamendi väliskomisjonis, mis ta ametisse kinnitas. 3 tundi vaheajata küsimuste rahet. Skaala kogu planeet. A segunda questão é como é que vai criar o Estado palestiniano. America is going to distance itself from Europe. So for me, I think it's 5 minutes to midnight for Europe, but also for Ukraine. Comment est-ce que vous expliquez cela, qu'on réagit fortement quand la Russie viole la souveraineté ukrainienne, mais on fait des accords avec le Rwanda quand le Rwanda occupe ou intervient illégalement militairement en République démocratique du Congo? Kuulates saalis Kallase vastuseid. Ta sai hakkama. Põhjalik ettevalmistus. Kõige elektrilisemad olid hetked, mil teda otseselt isiklikult rünnati ja ta salvosid resoluutselt pareeris. Vor einem Jahr wurde bekannt, dass Ihr Ehemann, Frau Kallas, weiterhin Geschäfte in Russland macht. What comes to the claims regarding my husband, then these claims are completely wrong. These have been thoroughly investigated in the Estonian media, and all that want to find out the facts can do so. Thank you. Saadikutele, kes võtsid selgeid venemeelseid positsioone, vastas ta kindlalt. Tugevad seisukohad Ukraina sõja suhtes tõidki talle ju suure rahvusvahelise tuntuse. Само, че по всичко личи, че новият американски президент Доналд Тръмп най-после ще прекрати тази смъртоносна игра и ще сложи акцента върху постигането на мир в Украина. We have seen that if we have agreements that bring, short-term peace, it's not lasting, but actually it brings more wars. Täistunnile kuulamise järel tehtud intervjuus küsisin Kallaselt aga, kas väga ühene positsioon Moskva suhtes ei või teda hakata uues töös segama. Ametikoht nõuab ehk ka suhtlemist Venemaaga, kus ta on kuulutatud tagaotsitavaks. Jah, keeruline kindlasti minu jaoks oleksid igasugused kohtumised Vene sõjakurjategijatega. Need ilmselt tulevad, kui algavad rahu läbirääkimised, siis on ju 2 poolt laua taga. Elame sinna päev korraga, et kui me sinna kohta jõuame. Jah. It's nice to win. It's always nice to win. Keerulisteks võivad Kaja Kallase jaoks saada ka kontaktid Euroopa senise suurima liitlase Ameerika Ühendriikidega. Kui Brüsselis hetkeks maha istuda, kohvi võtta ja vaadata, millest kirjutab sinna ajakirjandus, siis tundub, et teema on vaid üks. Trumpi Ameerika ja suhted Euroopa Liiduga ning hirme on siin palju. No see uus administratsioon alles hakkab kuju võtma, aga kahtlemata Euroopal on omad huvid, mida Euroopa Liit peab kaitsma, sõltumata sellest, kelle valivad Ameerika valijad oma presidendiks. Brüsselis ikkagi nägin hirmu, et kuidas nüüd hakata Ameerikaga edasi suhtlema. Sa tulid just Ühendriikidest. Eks loomulikult, kui Ameerika Ühendriikide presidendiks saab demokraatlikult inimene, kes ei sobitu siis Brüsseli mullile või eliidile, eks neil ongi võib-olla põhjustugi hirmu tunda. Trump võib meeldida või mitte, aga Brüsselis teeb reaalselt muret, mis saab siis, kui teda tõesti ei huvitagi multilateraalsus. Keerukas sõna, mis diplomaatias tähendab, et suheldakse mitmete riikide gruppidega nagu Euroopa Liit. Trump ei salga, et soovib rajada suhteid riikidega otse, teha diile, nagu on öelnud. Ma usun, et see on ju täiesti normaalne, et ka riigid suhtlevad riigiti omavahel otse ja meil ei ole vaja ilmtingimata ühte vahelüli, kes hakkab siin rääkima kogu Euroopa riikide nimel. Kuid kui Trumpi arvates vahelüli Euroopa Liitu Euroopa riikidega suhtlemiseks vaja ei ole, millised on sel juhul Euroopa välisministri Kaja Kallase valikud? Mis hakkab siis saama, kui Ameerika Ühendriikide uus valitsus hakkab töötama väga innukalt multilateraalse maailma õõnestamise ja ka isegi kaotamise nimel? Jah, eks need on mured, et meie enda Lennart Meri on öelnud, et väike riigi jaoks rahvusvaheline õigus on tuumarelv, millega ta saab ennast kaitsta. Ja see on ülioluline, kui me mõtleme, et maailmas on enamus riike, tegelikult väiksed riigid, siis see on kõigi meie huvides, et see rahvusvaheline reeglitel põhinev maailmakord töötaks. Aga see on rajatud Ameerika Ühendriikide poolt suuresti pärast teist maailmasõda ja nüüd Trump ütleb, et me lihtsalt lõpetame, me ei ole huvitatud sellest enam. Nüüd
nüüd me oleme uues murdepunktis minu arvates ja me peame seda rahvusvahelist õigust ja neid reegleid tegelikult edasi arendama koos, mitte ainult nende partneritega, kes on olnud need põhilised, vaid tegelikult nii Ladina-Ameerika riikidega, Aafrika riikidega kui Aasia riikidega samamoodi, kellel on mured ka nende reeglite osas. Kaja Kallas oli sõna otseses mõttes silmitsi teemadega, millega ta peab tegelema hakkama vaid päev pärast Euroopa Parlamendis toimunud kuulamist. Siin otse tema kabineti ees 100 meetrit eemal toimus Euroopa põllumeeste järjekordne protest, kus avaldati meelt plaanide vastu sõlmida vabakaubandusleppe Lõuna-Ameerika riikidega. We are here to claim and to ask for a stop, a halt on the negotiations. We are afraid it would just one more time put pressure on farm income, on price paid to farmers, which are already low. And we really want to fight for dignity of fair income. And they just speak about, competitivity. Võib muidugi tekkida õigustatud küsimus. Kaja Kallas ja Euroopa Komisjon peaksid ju kaitsma eurooplaste, Euroopa põllumeeste huve. Miks üldse surutakse läbi vabakaubanduslepet Lõuna-Ameerikaga? Jah, siin Brüsselis kindlasti koguneb jälle, 1000 traktorit tuleb meeleavaldusel, ütlevad, et ei mingit vabakaubanduslepingut Mercosuri ehk Ladina-Ameerika riikidega, sest me ei taha, et tulevad, Ladina-Ameerika põllumajandustooted Euroopa turule ja punkt. Samas, kui me nüüd Euroopa praktilistest huvidest mõtleme, siis see on ka meile oluline, sest ega maailm nüüd tühja kohta ei salli. Kui lõppude lõpuks Euroopa jääbki sellega venitama ja seda lepingut ära ei tee, siis ärme imesta, et läheb paar aastat ja Hiina on kohal, seal igal pool ka Ladina-Ameerikas. Samasugused dilemmad on Euroopal ka Aafrikas, kus lisaks Hiinale suurendab oma mõjukust ka Venemaa. Euroopal on Aafrikat vaja ja Aafrikal on Euroopa Liitu vaja. See on täiesti selge. Me oleme kahel kõrvuti aseval kontinendil. Kui Aafrika riigid näevad, et neil on ka teisi variante oma huve ellu viia, siis mitte igas teemas ei ole Euroopa Liit see partner number 1, kelle poole pöördutakse. Teised partnerid on siis Hiina ja Venemaa. Teised partnerid on Hiina, Venemaa, samuti India näiteks. Suhetes Aafrikaga on Euroopa jaoks mõistagi oluline küsimus migratsioon. Ent seegi teema ei ole vaid mustvalge, et Euroopa peaks ja saaks oma ukse resoluutselt kinni panna. Aina rohkem on selge, et Euroopal hakkab olema vaja ka töökäsi, kust need tuuakse, praegu on raske öelda, kuid aafriklased on ju migreerunud Euroopasse ja teevad siin tööd. Nii et selles mõttes migratsiooni nähakse ka mitte ainult halvana, vaid siiski ka sellist kontrollitud migratsiooni, kus Euroopa saaks tuua omale töökäsi mujalt. Neid teemasid arutatakse ka aafriklastega. Euroopa ja Aafrika suhete teemade ring on veelgi laiem. On ju ka Euroopal koloniaalminevik seal, mille eest Aafrika riigid eeldavad Euroopa Liidult tingimusteta abi. Lisaks on Kaja Kallase laual Aasia oma keerukusega. Kuidas suhelda supervõimu Hiinaga? Mida Euroopa peaks tegema, et need kehtestada maailmas paremini? Euroopa peab paremini välja mängima kõik oma tugevused. Et Euroopa Liit ei ole sõjaline suurvõim, aga Euroopa Liit on kaubanduse suurvõim. Euroopa Liit annab üle poole kogu maailma arengu koostöövahenditest. Euroopa Liit on väga atraktiivne. Enamik Euroopa Liidu naaberriike tahavad liituda. Mis saab Kaja Kallase jaoks kõige suuremaks moodsa sõnaga väljakutseks? Euroopa Liidu huvi on see, et tema piiride taga valitseks rahu. Selleks me peame ka ise olema tugevam. Kaja Kallasel on siin väga oluline roll mängida. Kõikides maailma riikides oli siin mingi uuring, et mis on see koht, kus te tahaksite elada, siis kõik vastavad, et see on Euroopa, kus nad tahavad elada. Ehk siis meie elukvaliteet on eeskujuks paljudele ja see on minu meelest meie see nagu tugevus, mida me peame ka kasutama. Mitte tõesti öeldes teistele riikidele, et kuidas nad peavad elama, vaid kuulates neid ja tegelikult pannes kokku selliseid lepinguid, kokkuleppeid, mis arvestavad mõlema poole huvidega, sest et Euroopal on tegelikult päris palju pakkuda. Me teeme päris palju, aga me ei räägi sellest nii palju. Me ei müü seda nii hästi, kui näiteks hiinlased võib-olla müüvad. No vaadates seda, mis maailmas toimub, kõik võimalikud konfliktid, mis ikkagi Euroopat väga selgelt puudutavad, siis ei saa kuidagi
kuidagi olema lihtne töö. Olen rääkinud oma eelkäijatega, kes on öelnud, et see on olnud kõige raskem töö, mida nad on elus teinud, aga kõige huvitavam töö.